tere, kaunis kuulaja, sa kuulad Chanda kanaldust. Absoluutselt kõik saab alguse lapsepõlvekodust. Terve meie kehastuslugu veereb lahti elatud loost, mida me oleme haaranud lapsepõlves. Ema-isa käest, vereliini käest, meid kasvatanud vanemate käest. Hoolimine, hoolimatus, tähelepanu, pahakspanu, alandus, ükskõiksus, armastus, vabadus, piiratus. Niivõrd lojaalsed soovime me olla oma esivanematele, et jätkame mustrit enamasti. Teadlikult, alateadlikult. Ent on olemas ka väljapääsu võimalikkus, näha mustrit ja astuda mustrist välja. Kuid selleks on vaja äärmist teadlikkust, kohalolu, nägemis- ja kuulmisjulgust. Sõbrad, elukaaslased, töökohad. Kõik me valime selle järgi, mida meile kodust kaasa on antud, millised tõeks pidamised on meile sisse juurutatud. Me võime mustrit eitada, me võime olla või proovida olla mustris suuremad, kuid DNA kood mõjutab meid. Geneetiline muster mõjutab meid. Absoluutselt on võimalik DNA kood ümber kirjutada. Jällegi on selleks vaja teadlikkust, kohale tulemist, kohalolu, märkamist, tunnistamist. Kui me ei suuda tunnistada tõde ja reaalsust, siis ei suuda me ka tunnustada. See on meile keeruline. Sest tunnustamine toob üles tunnistamise puudulikkuse, reaalsuse tunnistamise puudulikkuse, valu. Valu eiramiseks mängime me skandaali, segadust. Me hakkame otsima tähelepanu välisest, et me saaksime ikka ennast õigustada. Et me saaksime edasi kesta skandaalis. Et me saaksime edasi kesta. On hirm niivõrd suur surma ees, et on kujunenud välja illusoorne arvamus, et kui skandaalist lahti lasta, kui pahutsemisest lahti lasta ja keerata oma suund tunnustamisele, siis ei jäägi midagi järele. Tõepoolest, ego kaob ja kuniks me identifitseerime ennast egoga, siis tõepoolest ei jäägi midagi järele. See ülbe mina kaob. Jääb järele kõrgem mina, vaim. Ehedus. Maskid kukuvad, loorid vajuvad alla ja varjul olnu trügib ennast välja. Kuid seniks, kuni me skandaali mängu üles kisume, siis jätame me ripakile. Peamiselt me teeme seda teiste juuresolekul.
või seal, kust kindla peale minek on, et keegi näeb seda, mis on ripakele kukkunud. Nii me saame käristada lahti ülesse vastakad emotsioonid, negatiivsed emotsioonid, valu. Ja elada ehk toituda teiste valu pealt. See on omamoodi elustiil. Kesta teiste valu pealt. See on energia. Iga kord, kui me negatiivset emotsiooni puudutame, avaneb miski meis. Me muutume haaratavaks ehk konksutatavaks sellele, kes tähelepanu allikat kaevab. Sellele, kes otsib toitekeha, et kergemini läbi lüüa. Enda elu energiaallika lahti tegemine, selle pidevalt töös hoidmine, küsib tööd endaga, vaimset tööd endaga. Jällegi, aega nõudev ja väljakutsu, hirmutav. Kord ta töö tehtud, allikas avatud, siis on alati endal elujõud olemas, sest kogu aeg tuleb peale. See on kui puhastatud veekanal või kraav või allikas, kust jätkusuutlikult voolab puhast eliksiiri peale. Kuid see nii kuni enda oma on räämas, siis surmahirmus on vaja haarata teistelt. Peamiselt on nad inimesed kriitilised, kes haaravad teiste pealt. Neile meeldib tagant selga rääkida teistest, kui neid kohal pole. Nad koguvad niimoodi jõudu. See on kui energiajook manustamine või šokolaadiks nimetatud supermarketi riiulil oleva suhkru batooni sisse haaramine. Ta viskab kiiresti veresuhkru ülesse, kuid kui kukub, siis mõõna. Ta on näiline energiaandja. Pärast on tunne hullem. Koguseid tuleb kogu aeg suurendada, sellepärast skandaal kerkib, kriitika kerkib ja pahutsemine laieneb. Otsitakse enam, kuidas miskit kuskil ripakile jätta. Tekitada emotsiooni ja selle arvelt toituda. Kuid oleme unustanud, et kolmandatest isikutest selja taga rääkides saavad jõudu kolmandad isikud. Ükskõik, kas teistest rääkida positiivselt või negatiivselt, neid toidetakse. Sinna, kuhu läheb tähelepanu, sinna läheb energia. Sinna, kuhu läheb mõte, sinna läheb tähelepanu, sinna, kuhu läheb tähelepanu, sinna läheb energia. Ja ta avaneb seal. Kui me oleme teadlikud, siis kodeerime me ennast positiivsesse võtmesse ja seadistame endale koodi. Kõik negatiivne kriitika, mis tuleb minu suunal 5 meetri kaugusel minust, juba muutub mind toetavaks energiaks, positiivseks energiaks. Nii võtan ma tänu ja rõõmuga omaks kriitikat
negatiivsust, samuti positiivsust, mis tuleb välisest, sest see tõstab mind. Ma jätan teadlikult ja alateadlikult end ripakile laotamata, et jõumeetodil varastada energiat. Aga pahatahtlikkuse kodeerin ümber minu toetuseks. Aitäh, kaunis kuulaja, ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud, sa oled mulle oluline.